Younger Dryas ja noorem Trias, mis siis õigupoolest juhtus? Ütleme meteoriidiparve või siis ühe meteoriidi, mis pihustus parveks maa atmosfääris, siis tabamine sulas terve hiigelsuur liustik ja millest omakorda siis, kuna see toimus 9600 aastat enne meie aega, siis sai alguse Atlantise ühe päevaga hukkumise lugu. Graham ütleme, et kogu see mudru jääb kogu aeg aina vanemaks ja kõik need uued asjad, mida avastatakse, on aina vanemad. See oli siis aastal umbes 1500 enne meie aega. Ja ta jäi magama sinna Sfinksi pea juurde ja nägi unes Sfinksi, kes palus, et kui sa mu liivast välja puhastad, saad sina kuningaks. Need tähed ja planeedid ja siis need kivid, mis siia aeg-ajalt potsatavad niiviisi, et meile sellise restardi teevad, et need kõik pastavad omavahel kuidagi. Täna vestlen Inga Raiteriga ja see oli juba 16-17 aastat tagasi, kui ma kuulasin esimest Joe Rogani saadet Graham Hancockiga. Ja ma vaatan, samal ajal ma olin siis ka kaitseväes ja mul oli seal üks rühmakaaslane, kellel olid ägedad raamatud kapis. Tema oli üks raamat, mis tal kapis oli ka siis Graham Hancocki Fingerprints of the God, ehk siis kuidas oli jumalate jäljed. Ja tal hiljuti siis ilmus ka eesti keeles Magicians of the Gods. Millel jah, on väga halb pealkiri, tere ka muidugi enne seda kõigile sulle, Rikko, ja sinu kuulajatele. Ja see, ma just käisin viimati Londonis Graham Hancockiga kohtusime tavaliselt, me oleme tuttavad ja nii-öelda päris tuttavad selles mõttes, et oleme kohtunud, ma olen ilmselt ainus eestlane, kes on käinud Londonis toimuval Origins konverentsil ja sellel Origins konverentsil siis ma ei oska sulle praegu öelda, minu arust see võis olla 2014, ma praegu võin puusse panna, et kui Graham esitles seda jumalate eesti keelde halvasti tõlgitud pealkirjaga jumalate võlurid. Maag, on raske sõna maag vajab tegelikult tõlkimist ja mitte lihtsalt tõlkimist, vaid tõlgendamist, tema algne tähendus. Aga jah, et võlur ja maag ei ole minu teada parimad sünonüümid, aga see selleks, vähemalt raamat on väärikas ja asjalik ja ma arvan, et selle sama noorema Dryase teema sa sealt nagu täies mahus saidki, kui ma nüüd ei eksi. Jaa, täpselt, et see termin siis Younger Dryas ja et siis 12 000 pool aastat tagasi oli siis suur, ütleme siis selline suur kosmiline sündmus, jaa, et üleujutus, saime seal Põhja-Ameerika jääkilpi lõi siis sisse mingi kosmiline objekt, mille kõige lihtsam versioon on komeedi tulv, aga on ka teisi versioone. Et seal Randall Carson on üks, kes on seda teemat palju uurinud ja seda üleujutuste müüti ja ma mäletan ta on siis Graham Hancockiga seal Joe Rogani saates ka korduvalt olnud. Ja ma mäletan, me olime seal mõned aastad tagasi New Mexicos ühtedel Navajo indiaanlastel külas. Ja siis see Navajo 86-aastane mees rääkis ühte vanu legende Navajode omasi, kus siis jääkilp oli veel olemas. Ja lugusi siis sellest, kuidas nad kõnnivad jääkilbi juurde, kõnnivad jääkilbist ülesse, kõnnivad seal jää ääre peal, tulevad uuesti alla, et veel lood sellest eelnevast perioodist enne seda suurt üleujutust ja siis muidugi need, see on selline jänese urg või see rabbit hole on see huvitav teema, kogu see eelnevad tsivilisatsioonid, et me ei ole siin see jäämäe tipp või me ei ole see looduse kroon, et siin on eelnevalt olnud 4 tsivilisatsiooni, kui võtta aluseks siis kas teosoofide, keda esindab siis Madame Blavatsky või antroposoofide, kelle peamine nimi on Rudolf Steiner, eks ju. Nende mõlemate uurimused, mis põhinevad omakorda siis näiteks India veedadel, on öelnud, et jah, meie oleme siin 4. tsivilisatsioon üleüldse siin maamuna peal. Ja, et võib-olla lähmegi seal, kui Graham Hancock oma selle jumalate jälgedega välja tuli, et siis teda
pikka aega tema peale väga positiivselt ei vaadatud. Nüüd muidugi on juba Netflixis sari ja ta on Ancient Apocalypse, Heidne Apocalypsis. Et ta on juba üsna peavoolus ja asjad, mille eest teda kunagi hereetikuks kuulutati, on tänaseks juba teaduslikuks faktiks kuulutatud, et Graham on ja nagu, ma hääldan ta nime nii-öelda eestipäraselt, et ta on jah, selles mõttes nagu tõeline uurija selle sõna kõige paremas tähenduses üleüldse, sest ta tõesti alustas samamoodi, tegi koos Robert Bowalliga, tegi ka Egiptuse püramiididest raamatu, seal oli tal on palju raamatuid, mul on ka kõik need olemas kodus, aga tema selle viimase raamatu, siis see Jumalate maagid, ma jätaks selle sõna, selle raamatu eel oli, võiks öelda tükk tühja maad, sest ta tõesti nägi hulka vaeva, ta isegi minu teada sellepärast distantseeris ennast sellisest ülipopulaarsest ja igale kirjanikule kindlasti väga mõnusalt nime andvast seriaalist nagu Iidsed tulnukad või Ancient Aliens, eks. Et just nimelt sellepärast, et mitte tekitada endale sellist meie mõistes siis kuvandit, ja ta alustas nagu väga tõsiseid uuringuid tõsiste teadlastega, kelleks siis olid geoloogid, geofüüsikud, erinevad sellised nii-öelda reaalteaduste esindajad, keda ei saa vaidlustada. Ajaloos sa saad vaidlustada, sest ajaloos põhinevad paljud asjad, mida vanem asi on, seda nii-öelda rohkem põhineb ta eeloleval kontseptsioonil selle ajastu kohta. Aga Grahami lemmiklauset sa ilmselt tead, kui tema Facebooki nii-öelda päris sõber olla, mitte tema sellel fännilehel, eks ju, siis tema lemmiklause on things keep going older, ehk siis asjad lähevad järjekordselt vanemaks, et tema enamus nii-öelda postitusi algab, kui ta kuskilt tuleb jälle selle fraasiga, et asjad lähevad vanemaks ja seda nooremat Triast ta eesti keeles öeldakse temaga selle kohta siis noorem Trias. Selle uurimisele ta nägi minu teada mingi 6-7 aastat vaeva, olles siis sel hetkel nagu mingis mõttes täpselt kahe pooluse vahel. Ehk siis see nõuab tohutut julgust tegelikult, et sa oled omadele võõras ja võõrastele oma, sa lähed alternatiivide poolt ära, selles suhtes, et sind asendatakse mingite teiste võib-olla vähem populaarsete, aga seda nii-öelda alternatiiv kontsepti, mida muide mina ka ei toeta, seda tulnukate teooriat ei toeta mina ka, nii et ma olen selles suhtes, Graham on minu jaoks nagu väga märgiline uurija. Ja teiselt poolt siis ametlikud teadlased, kelle jaoks sa oled ja siis nii-öelda nende siis ütleme siis viisakalt alternatiivteadlaste jaoks, kelle jaoks sa pole ka enam päris oma, sest sa ütled, et sa soovid nagu teadlastega koos uurida, mis on tõestatav, aga jah, sellest läbitulek ma arvan, et see oli üks paras julgustükk ja ta on kindlasti piiride avaja selles teemas, mis nagu puudutab seda inimkonna vanust ja tsivilisatsioonide vanust. Aga kui me siin nüüd oleme maininud, et Younger Dryas ja noorem Trias, et võib-olla keegi, kes kuuleb esimest korda, paljud on sellest kuulnud ka, keda juba need teemad huvitavad, aga mis siis õigupoolest juhtus? No jah, see on selline teema jälle, et on olemas, ma nüüd olen ka viimasel ajal katsunud uurida neid asju nii sarnasel meetodil nagu Graham, ainult oma valdkonda, ehk siis neid iidsemaid tsivilisatsioone ja just nimelt viimasel ajal on mind huvitanud megaliitkultuurid ja megaliitsed objektid, eks. Viimasel ajal see tähendab siis umbes 5 viimast aastat. Ja siis olen kasutanud ka paralleelselt nii arheoloogiat, geoloogiat kui ka mis jäävad siis nii-öelda piiriteaduste valdkonda, just nimelt need teosoofia ja antroposoofia, mis ei ole Rudolf Steineri puhul, kes on Steiner pedagoogikat, teavad ilmselt kõik, eks ju, tema loodusravi meetodeid, millel põhineb näiteks looduskosmeetika maailmakuulus Brand Vella, teavad kõik, eks, mis tähendab seda, et ta jääb ikkagi ka kuskile sinna ikkagi nagu Gramki, kuskile sinna ikka rohkem teadusliku mõtte poole peale, et selles suhtes nende kuskil kõiki neid versioone kokku võttes noorema Triase sündmus, siis seda nimetatakse Younger Dryas event, on siis seotud sellega, et enne seda noorem Trias algas tegelikult 3000 aastat varem.
Ehk siis 30 aastat varem toimus miski, mida me kooliõpikutes õppisime, kõik lapsed mäletavad kooliõpikust seda, kuidas mammut külmus ära, rohututt suus, eks ju. Mina küll mäletan kooliõpikust, see tundus nii põnev. Et see toimus siis 3000 aastat varem. Seda loetakse selle noorema triiase alguseks ja see oli siis umbes 15 000 aastat tagasi, ehk siis 20 000 aastat enne meie aega. Ja siis toimus mingi kosmiline kataklüsm, mille tagajärjel maatelg nihkus ja toimus hästi kiire jäätumine, tõesti selles mõttes ülikiire, et kui mammutil oli suutäis mälumine pooleli, ta jõudis selle hetke jooksul külmuda ja kui ta välja siis sulas, siis leiti see rohututt tal veel pooleldi mälutuna suust. Et siis oli aeg, kui maa oli umbes 3000 aastat sellises väikses jääajas. Ma olen näinud neid temperatuurikõveraid, mis siis langevad nagu lausa, võiks öelda hüppega, nagu ikka väga tugevalt, mis tähendaski seda, et selline elu ja tsivilisatsiooni kõlbulik piirkond kahanes väga väikseks, selleks jäigi selline ekvatoriaalalast umbes 60 kraadi ülespoole ja 60 kraadi allapoole, mis umbes vastabki sellisele Niiluse oru ja siis Mehhiko ja nende Kesk-Ameerika ja sellele piirkonnale maal. Sest ülejäänud nii põhja kui lõuna pool asusid siis suurte jääkilpide all, kaasa arvatud Eesti muide. Ka Eestis oli ju 40-meetrine jääkiht sellel ajal. See on ka põhjus, miks meie ei saa näiteks erinevalt võib-olla Kesk- või Lõuna-Ameerikast tõestada, et meil võis siin ka olla omas ajas tsivilisatsioon, aga kui on ikkagi 3000 aastat 40 meetrit jääd, see on paras hulk tonne, ma kunagi teadsin seda numbrit ka palju tonn ruutkilomeetri peale, see oli päris suur number, mis tähendab, et selle ajal all seal, eriti kui see jää pärast sulama hakkades kõik paigast nihutas, see ühesõnaga, ja siis kui see jää sulama hakkas, selleni me siin katsun kiiresti hüppega jõudagi, see oli siis sama hetk, kui täpselt see sama kliimakõver hüppas, täpselt sama järsult üles tagasi hetkega ja seda siis on Graham tõesti uurinud väga põhjalikult, käinud erinevate geofüüsikute ja geoloogidega siis seda Põhja-Ameerika seda platood, mille nimi sul tõenäoliselt minust paremini meeles on uurimas ja siis selle kohta on siis öeldud, et toimus kosmiline sündmus, sest nüüd on see koht, kus erinevad valdkonna uurijad hakkavad vaidlema. Et Grahami versioon on, ma tean, ja see põhineb just geoloogial, geofüüsikal, on see, et toimus selle tauriidide tähesadu nende meteoriitide nii-öelda, ütleme meteoriidiparve või siis ühe meteoriidi, mis pihustus parveks maa atmosfääris, siis tabamine, millega siis tõesti sekunditega või hetkedega või ütleme siis võib-olla pehmelt paari päevaga sulas terve hiigel suur liustik ja millest omakorda siis, kuna see toimus 9600 aastat enne meie aega, siis sai alguse Atlantise ühe päevaga hukkumise lugu, mida rääkis Platon, mis on omaette väga põnev sündmus, ma räägin, et teemad on omavahel kõik seotud. Kui Platon omas ajas, kõik jälle peavad Platonit ja jumala tõsiseks filosoofiks, väga tõsine filosoof, väga palju sükest tõsiteaduslikku filosoofiat kirjutanud, kui nii võib öelda, eks, natuke irooniline. Ja siis samal ajal Platon kirjutas Atlantisest, see öeldi, et see oli tal mingi utoopia või fantaasia. Platon kirjutas väga täpselt, millal Atlantis uppus. Ta kirjutas, et tema õpetaja oli Solon, üks tuntud kreeka õpetlane, kes omakorda käis õppimas Egiptusest saisi preestrite juures. Ja Solon elas aastal 600 enne meie aega. Ja Platon siis kirjutas oma selles Timaiases, kus ta räägib Atlantisest ja selle hävingust, kirjutas, et Atlantis hävis 9000 aastat enne Soloni aega.
mille me saame tulemuseks, selle milleni jõudis Graham Hancock rääkides geofüüsikutega, ehk siis 9600 aastat enne meie aega. Nii et tundub, et Platon ei kirjutanud fiktsiooni Atlantisest rääkides. Aga jah, ma arvan, et see on teema, mida on väga-väga põnev jälgida. Ma arvan, sul on võib-olla mingid teised küsimused sellega seoses. Nojah, sealt tuleb päris palju, sealt edasi või see meie nii-öelda see ametlik ajalugu ja millega me oleme kõik harjunud ja siis nüüd lihtsalt seda, nagu see Graham ütleme, et kogu see mudru jääb kogu aeg aina vanemaks ja kõik need uued asjad, mida avastatakse, on aina vanemad ja seda neid allikaid või teadmisi või väljakaevamisi või see kogu asi muutub palju teistsugusemaks, kui me oleme seda õpikutest harjunud lugema, aga seal võib-olla see üks seeme või mida ma seal Põhja-Ameerikas ringi liikudes ka siis palju olen kuulanud ja see haakub natuke ka siis selle Grahami ja selle Randall Carsoni jutuga, kuidas seal 2 päevaga toimus massiivne üleujutus ja seal 9600 aastat tagasi enne meie aega. Ja seal muidugi need Põhja-Ameerikas siis seal kõik need üleujutuse müüdid, et seal igal hõimul on oma selline üleujutusmüüt. Kõigil maailma rahvastel on. Ja. Ei ole maailmas rahvast, kellel ei ole. Ja neid on ka huvitavalt, ma ei mäleta, kes see uurija oli asetatud kaardil alates Jaapanist ja Kesk-Ameerikast, Lõuna-Ameerikast ja muidugi Põhja-Ameerikast, mida sina nagu väga hästi tunned, et seal on isegi võimalik mõõta suundi, kust vesi tuli näiteks. Et selles suhtes nagu, et sündmus on olnud ja mis on tegelikult väga huvitav, kui me räägime natuke kooli ajaloost. Kooli ajalugu ju räägib meile, et me oleme siis nagu selline kivikirvest kosmoseraketini lineaarselt arenenud tsivilisatsioon, aga kui me nüüd mõtleme hetkeks sellele Noorema Triase sündmusele ehk siis selle lõpuhetkele tagasi ja kujutame ette, et sa oled väga arenenud tsivilisatsiooni mingis Atlandi ookeanis asuval saareriigil, nimetame seda siis Atlantiseks või milleks iganeseks, sellel väga kõrge õpetlane või väga tugev tehnoloog või mida iganes, eks ju, oskad ehitada selliseid megaliitrajatisi, mida meie praegu veel pole ära õppinud ja tuleb tohutu suur vesi tõesti 2 päevaga. Ja see ujutab terve su selle riigi üle, kõik, enne kõike upuvad ju just nimelt need, kes elavad linnas, kinnises piirkonnas, teadlased tavaliselt elavad, nii, kes jäävad alles? Alles jäävad kuskil mingites eemal olevates piirkondades, mägedes olevad karjased, lihtsalt mingid rahvad, kes elavad mingitel platoodel kuskil seal, kus see vesi nagu võib-olla sellise võimsusega, et ta kogu su tsivilisatsiooni minema kannab, nagu ma ütlesin, 3000 aastat sai tsivilisatsioon püsida ainult väga kitsas vahemikus ja sinna siis ka see arenenud kultuur oma neid rajatisi ehitas ja seal me neid kaasajal ka vaatamas käime, Kesk-Ameerika, Egiptus, Hiina mingid piirkonnad, eks ju, Jaapan. Ja siis selle tagajärjel need samad karjakasvatajad või mägedes olnud sellised lihtsad inimesed, kellel ei olnud neid teadmisi kui neil tarkadel, kes siis hävisid 1,5 päevaga. Nende jõul tuleb hakata järgmist tsivilisatsiooni üles ehitama tõesti alates koopast. Kuhu need inimesed lähevad, kui kliimatingimused peale seda sama Noorema Triase kokkupõrget oli ju teada, et aastakümneid püsis kliima väga halb, sest et kogu see atmosfäär ja kõik löödi täiesti totaalselt segi. Et see tähendab, loomulikult inimesed varjusidki koobastesse. Inimesed elasidki, tõmbasidki nahad ümber, sest et olud olid keerulised. Põhiline rõhk läkski ellujäämisele. Ja siis kõigis rahvaste müütides, kes jälle olemas on, vähemalt kultuur- või tsivilisatsioonirahvad, kellel on kirjalikud allikad olemas vanadest aegadest, kui nii võib öelda, räägivad sellistest pikkadest, heledapäistest, habemetega meestest, kes hakkasid siis käima riigist riiki ja õpetama tsivilisatsiooni. Ja siin läheb nüüd asi põnevaks, aga ma ei tea, võib-olla me räägime sellest.
jah, sellest oli juttu seal Grahami see Netflixi dok ka, et Apokalüpsis, jah. et see nendest tarkadest ja no ma olen seal Põhja-Ameerikas neid muinasjutte seal kõvasti lugenud ja neil need samamoodi need targad seal sees, et kuskilt üle vee tuleb keegi, õpetab jälle mingit ja neid on alati enamasti 7. Nad näevad kõigis kirjeldustes sõltumata sellest, kas nad on Lõuna- või Põhja-Ameerikas, Kesk-Ameerikas, Hiinas, isegi Indias, näevad üsna sarnased välja, mis on tegelikult nagu väga, väga huvitav selle juures, et see nüüd haakub selle kohaga, kust ma tulin 3 päeva tagasi, ehk Armeenia Mägismaaga. Ja mina väidan, et Armeenia Mägismaa on olnud tõesti sellest sama Noorema Triase sündmuse puhul nii-öelda noalaevaks, mitte selliseks, mida piibel räägib, see on, kuidas legendid muutuvad läbi ajad hoopis ka teema, aga siis seal on siis nii-öelda, kuna öeldaksegi ju nende samade suurte õpetajate kirjelduste puhul, et nad olid, kui me vaatame rasside kirjeldusi, Kaukaasia rass ongi ju täiesti eraldi olemas, ongi need pikad ja habemetega ja heledad, eks ju. Ja et mina olen jõudnud oma uurimustel teadmiseni, et tegelikult seal need meie õpetajad välja koolitati ja sealsetel megaliitsetel paikadel on selles oma tähendus. Ja siis siin, Graham räägib ka sellest palju, aga et seal, ütleme, 11 600 aastat tagasi ja siis me leiame need megaliidid, aga et siis õpikutest loeme, et me olime kütid ja korilased, et siis need kaks muutujat või ei võrdu oma vahel, et kogu see kütid ja korilased teema ja siis võib-olla, mõtled, et kas võib-olla alustas rääkida sellest ja siis võib-olla saaks ka rääkida veel siis sellest, et mis siis enne seda Younger Triast oli või see eelmine tsivilisatsioon, et seal on ka muidugi suur teema, et mina ütlen, kütidest korilastest ma just hetk tagasi ju rääkisin. Need olidki need ellu jäänud, kes koobastes varju otsisid peale suurt katastroofi ja hakkasid siis omakorda väikeste inimgruppidena, kuna alles jäi vähe ja katastroof oli tõesti globaalne, sest et kogu ookeani tase tõusis vähemalt keskmiselt, võiks öelda siis keskmiselt 1,5 meetrit. See on päris tugev, sellest ongi jäänud teatud kohtadesse need veealused linnad, mis on nii Jaapani rannikul, India rannikul kui veel paljudes kohtades, kaasa arvatud siin samas meie Euroopa Britannia rannikul näiteks. Ja siis nende puhul öeldakse, et need megaliitrajatised rajasid kütid-korilased, kes tegelikult jälle teistpidi vaadates elasid ellujäämispiiril väga rasketes tingimustes, koobastes, küttisid loomi, katsusid karmides talvedes ja vahepeal jälle halvaks kiskunud kliimas nagu kuidagi ellu jääda. Ja mis oleks neid ometi siis sundinud 10-20 tonniseid hiiglaslikke kiviobjekte vedama ja kuidas seda teha, et sellele praegune ametlik ajaloo narratiiv tegelikult väga seletust anda ei oska, seetõttu sellest libisetakse üle või püütakse teha sellest mingi, mis on kõige lihtsam. Kui sa millestki aru ei saa, siis ütle kultus. See oli nende kultus. Nende kultus ja see oli enamasti siis ka veel, et esmane viljakus kultus, näiteks kui Göbekli teppest räägitakse, mille puhul nüüd ei saa enam vaidlustada, et see oli 12 000 aastat tagasi olemas olnud kivirajatis, kaasa arvatud ka seal kõrval olnud Karahan tepe, kus me siis käisime eelmise aasta oktoobris jälle väikse iitsete teadmiste uurijate grupiga. Et kusjuures, kas sa teadsid, et Göbekli tepe ja Karahan tepe asuvad kunagistel Armeenia aladel? Ehk siis seesama Armeenia platoo ulatus sinnani välja ja just sealt sai alguse siis kogu meie praegune põllumajandus ja ka karjakasvatus ja metallide töötlemine, mis hakkas just sealt levima, see on ka muide ametlik arheoloogia tõestanud. Et ehk siis kuskil pidid olema mingid, võiks öelda, koolituskeskused, kus inimestele seda jälle õpetati, et kuidas siis hakkama saada põldu teha ja isegi on üks naljakas fakt, mida võib-olla paljud inimesed ei ole mõelnud.
kui Klaus Schmidt, kes kaevas välja Göbekli teppe, hakkas uurima siis seal ümber olevaid, ta leidis ka arheoloogiliselt siis sellise nisusordi jäljed, mida siis seal nagu kasvatama hakati ja millega ta siis seostaski selle, et tekkis põllundus, mis võimaldas inimestel neid selliseid suuri megaliite püsti panna. Siin küsimus, kumb oli enne muna või kana, me praegu võib-olla hetke ei peatu, aga põnevaks läheb asi selles kohas, et ei Klaus Schmidt ega keegi teine ei ole leidnud seda missing linki või vahelüli loodusliku selle peeneteralise nisu eellase ja seal juba 12 000 aastat tagasi olemas olnud ja sealt kõigisse ülejäänud Mesopotaamiasse, Sumerisse, kuhu iganes levima hakanud nisusordi vahel. Et see lihtsalt oli. Täpselt on nagu inimese sünnil, et üks jupp on vahelt ära, et on olemas jah, see algne kõrreline, mille seemnest kaasaegne nisu alguse sai ja kaasaegne nisu, on suurenenud, terade arv on suurenenud, viljapeade, see nende kõigi aretatud tuhandete aastatega, aga seda vahepealset hetke, millal sellest peenteralisest peast sai siis selline nisupea suurteraline, pole olemas. Et mis ka jälle veel kord viitab mingitele iidsetele mingiks ajaks võib-olla peitu pandud ja siis välja võetud teadmistele. Kui me sellest Göbekli teppest räägime, et nii paranda mind, aga see üks lugu, mis ma sealt olen siis kuulnud ja see teooria, et üks on see, et ta oli maetud, need sambad sinna, siis teine asi, mis ma siis, et mis sinna või natuke need sammastes rääkida ka, et nad on ikkagi mega suured, aga et siis üks info, mis sinna see vist on ka veel selline hüpotees. Ei ole, sa räägid kotkasambast, eks ju. See raisakotka sammas või see just. Et olles seal nüüd mitu korda käinud, Göbekli teppede poolest Klaus Schmidt hakkas seda välja kaevama 90ndate keskpaigas ja ta leidis selle tõttu, et ta selle sakslase täpsusega välja kaevas ja ka sealt leiti radioaktiivse süsinikuga dateeritavat orgaanikat. Ei saanud öelda, nii nagu Stonehenge'i või mis iganes megaliitrajatiste puhul, et mingi küttkarjakasvataja tegi selle, et tõenäoliselt see küttkarjakasvataja kuskil tegi selle juures lõket ja lõkkesöösi ja tema õhtusöögi jäänuseid leides, siis öeldaksegi, et ta järelikult ka ehitas selle, kuna enne seda pole midagi leitud, aga lihtsalt arvestatud pole sellega, et sealt on see sama veeuputus ju üle käinud, nii nagu Eestist, nagu ma mainisin, et kui jää sulama hakkas, siis tuli ju teine selline üleujutuste, jää hakkas sulama, osa sulas kohe selle impact hetkel, aga osa siis, kui jää taandus juba hakkas siis soojenenud kliimas ka nagu järk-järguliselt sulama. Ja siis see Göbekli tepp tõesti oli maetud. Ta oli konkreetselt sellise nagu peenliivaga üle puistatud, nagu Gramm on seda nimetanud ajakapsliks, ehk siis, et suleti objekt pandi kinni, et miks see on tõesti vaieldav ja võib-olla polegi mõtet praegu selle üle vaielda, aga ilmselgelt, kes ta pani kinni, teadis, et rohkem sellisel kujul teda ei lähe vaja, see on samamoodi nagu kui sa lähed kodunt ära, siis sa paned need teravad, süttivad ja ma ei tea, mis iganes asjad kuskile kappi ja luku taha, sellepärast, et kui üksi koju jäävad lapsed teda nagu endale kahju ei teeks, eks ju. Et selle kotka, selle piilari kohta või kotkasamba kohta on lugu, et seal on Göbekli teppe nendel sammastel tänu sellele, et nad on olnud kenasti maetud liiva alla, on kõik nende graveeringud säilinud, mis paneb mõtlema, et praegu neid igasugu sakilised ja mõranenud teised megaliit, olgu siis kas Bretanni või siis seal samas Armeenia mägismaal asuvad hiidkivid, et kui nad on seisnud 12 000 aastat mingitel erinevatel väga halbadel ilmastikutingimustel, siis on sealt pealt isegi graniidi puhul, mis on väga siiski mitte väga kiiresti kuluv kivim, on maha läinud see, mis sinna võib-olla kunagi oli peale nikerdatud. Aga
jah, seal on väga ilusasti näha ühel sambal selline kotka kujutis, mis hoiab oma tiiva peal sellist ringikujulist eset ja seda ümbritsevad skorpioni kujutis ja veel mõned kujutised ja siis üks samamoodi nagu astroloogiat tundev uurija ei ole, nagu tõestas ära, et kui ta võtab selle kotka käel oleva palli päikeseks. Ja minu nimi on Riko Veskiväli ja kui sa soovid enda sünnikaardi kohta rohkem teada saada, siis ma olen värskelt valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seal sa saad vaadata enda sünnikaarti, saad vaadata, millised planetaarsed seisud sind hetkel mõjutavad, millised seisud on näiteks ajaloos olnud olulistel hetkedel. Lisaks saad vaadata ka enda lähedaste inimeste sünnikaarte. Ja see on mõnus kasutada ka mobiilis. Saad seda kõike teha leheküljel astrotark.ee. 7 päeva saad tasuta proovida. Ta paigutab siis vastavalt tähtkujud. Kotka tähtkuju on ju ka olemas. Ja skorpion ja seal veel mõnedeks. Ja siis ta jõuab mingisse kindlasse ajahetke ja see kindel ajahetk oligi seesama Nooremad Riiase see lõpukatastroofi hetk, millele see kogu see kompositsioon viitas ja samas, mis minu jaoks teeb selle asja väga huvitavaks, kuna me ju teame, eks ju, et pretsensiooni nihkega kosmilised tsüklid korduvad, siis seesama stseen kordub, kas sa mäletad, mis aastal? No kas me üsna seal sees oleme seal hetkel? Ei, see tuleb veel, see oli 143 minu arust. Lähedal igal juhul. Lähedal, just. Mis oht? Just, ja see, et jah, me võime või see sama seis, mis võib tähendada siis mida iganes, selles suhtes jah, nagu, et ja selles suhtes mis on huvitav on see, et megaliite uurides ma olen jõudnud väga paljude megaliitide puhul selleni, et nad viitavad just nimelt hetkedele, mille puhul on oluline nende korduvus. Et iidse inimese jaoks ei olnud aeg lineaarne. Iidse inimese jaoks oli aeg tsükliline. Kui nüüd käia ükskõik kus kohas, kus on olnud nende iidsete kultuuride kõrgkultuuride kohad, kas või seal samas Harrani tasandikul, kus oli maailma esimene ülikool ja olid siis need kaldajatähetargad, neist me rääkisime vist põgusalt eelmine kord. Ja Armeenia mägismaal, kus iganes, eks ju, Hiina, India, Kesk-Ameerika, kõikjal on tähetornid. Nad kõik, Stonehenge on juba mitmete uurijate poolt pandud selliseks megaliitseks ajaarvestajaks ja tähtede seisude arvestajaks, eks. Et võiks küsida, et miks oli vaja iidsetel kultuuridel sellist täpset tähevaatlust? Et öelda, et tegu oli külvikalendriga, tere tali. Iga aiamaa pidaja teab, et kui ilm läheb soojaks, siis tuleb kartul maha panna, eks, et see nagu, selleks ei ole vaja 100 tonniseid hiidkive püstitada väga kindlates proportsioonides. Olulised olid ikkagi just need samad suure tsükli liikumised, mida vaadates sai jälgida seda, et millal võib korduda mõni selline sündmus, mis on siis A oodatud või B kardetud. Et me ei tea, me ei ole lahti hammustanud Göbekli teppe teistel ringi sammastel olevaid kirju, sest et mingi 10 000 aastat tagasi võisid ka tähtkujudel teised nimed olla, planeetidel teised sümbolid olla. Et selles suhtes me ei tea, mida võib tähendada mingi rebane või mingi muu kummaline elukas, kes seal samba peal on. Et aga igal juhul jah, need sündmused pidid olema ära märgitud, et nendeni jõuda kas siis soovides mingit väga head, näiteks Egiptus on selle kohta väga hea näide. Kogu Egiptus on üles ehitatud sellele, Egiptuse lugu või ka tähetarkus kus juures
sellele, et oli esimene aeg nimega Sepp-Tepi ja Sepp-Tepi ajal pandi paika kõikide iidsete selliste templikohtade, kuhu siis hiljem rajati siis erinevad templid, nii-öelda vundamendid või tähistati need. Ja siis neid kohti taas rajati, kui nad vahepeal jälle nagu lagunema hakkasid, kindlateks aegadeks. Üks väga hea näide näiteks on Dendra tempel, mida ka väga paljud Egiptuses käinud teavad, see on Hathori tempel, kus on siis leitud kuulus see Dendra horoskoop, millest sa ka kindlasti uurijana kuulnud oled. Ja Dendra horoskoop näitab hetke, mil Hathor maale tuli. Ja selle aja tsükliline kordus oli aastal, kui ma nüüd peast jälle õieti mäletan, umbes 500 enne meie aega ehk Ptolemaioste ajal, enam üldse mitte egiptlaste, aga mis juhtus? Ptolemaiosed, Kreeka soost valitsejad, lasid selleks ajaks selle templi täpselt taastada, täpselt vanade jooniste järgi, kõiki neid jooniseid oli ju hoiti alles, saisipreistrid ka muide selles jumalate jälgedes on hüpotees, et püramiidid on ainult mitte ehitatud, vaid taastatud sellel ajal, mida me nimetame püramiidide ehitamise ajaks. Ja ka kindla, juba hilisem interpretatsioon siis, et selleks, et vastata just kindlal ajal Orioni vöö, mitte lihtsalt Orioni vöö, ja ta meenutab seda, aga hetk, kui püramiidid ja Orioni vöö on täpselt korrelatsioonis, vastab millele? Oled lugenud? Nii, vastab hetkele, millal algas taas Egiptuse tsivilisatsioon ehk 3100 enne meie aega. Ehk siis masin taas käivitas kogu kultuuri, mis seal oli. Ja sealt siis alates need teised templid, ehk siis Hathori mingi konkreetse energia, kui nii võib öelda, taas meile jõudmine kosmosest, oli siis see, miks taastati Hathori tempel ja miks sinna pandi ka see sama Dendra horoskoop, et näidata, et me soovime esimese aja, mil Hathor seda siis esimene kord tegi. Hathor on jumalate piimaema, kui nii võib öelda, ehk siis see aeg, kui nii-öelda need head väed tema kaudu maale jõudsid ja siis kindlasti sooviti selle sama hea aja kordumist ja selleks siis ka see tempel taastati. Väga-väga üksikasjalikult, kui võtta nagu aluseks see, et tegu on väga vana templiga. Ja siit tuli mitu mõtet. Üks, mis oligi, et kuidas ma olen ka aru saanud, et see Göbekli tepe, et seal, et sinna on siis pandud, et pandud siis väiksed meeldetuletus ühest sellisest suurest katastroofist, mis siis toimus ja sealt kuskilt YouTube'is saab vaadata ka neid erinevate tsunamide suurused, et kui suureks üks laine saab saada, et see on uskumatu ja seal nad, Randall Carson, nad on seal natuke uurinud seal ka, et teinud neid satelliitfotosi ja siis sellest neid lained, mida me kõik oleme rannas näinud, kui vesi ära voolab ja siis liiva peale jäävad sellised lainekesed, et seal nad on nii-öelda teoritiseerinud selle tsunami suurust ka, et see on üsna mõõtmatus kolossaalne veelaine, mis üle käis. Ja teine asi, mis sa muidugi rääkisid, see Egiptuse suund, et millest Graham Hancock ka palju räägib, et see Sphinx, mis on ehitatud, et seda ma ise, ma muidugi peast seda aastaarvu nüüd enam ei tea, aga et tema oli siis pandud selle lõvimärgi pretsessiooniga. Ja, just. See on tegelikult, sellest on rääkinud päris paljud, et ma ei suuda nüüd selle uurija, kes oli geoloog ja kes käis uurimas enne, kui Zahi Hawass, tuntud Egiptuse see muististe valitseja, kes hakkas ühel hetkel piirama nii Hancocki kui teiste taoliste alternatiivide ligipääsu muististele, et seda on uuritud, et Sphinxil, nagu me kõik teame juba, ilmselt, kes selliste teemadega tegelevad, on veeerosiooni jäljed, mitte tuule, mis on nagu mõõdetud just nimelt geoloogiliselt, on selle uurija nägu silme ees ja ma ei suuda, tõenäoliselt pärast tuleb. Ja siis see
ühesõnaga, ja tema joondumine on sellele lõvitähtkuju heliaaklilisele tõusule. Heliaakliline tõus on siis päiksetõusuga seotud tõus ja mis annab omakorda teadmisi, et Sfinks on väga vana. Me teame ka, kui Egiptuses käia, olles vaadanud näiteks ka Napoleoni ajal, kui käisid seal, Napoleoni ajal käisid ekspeditsioonid ja ekspeditsioonidel olid kaasas kunstnikud, joonistajad, siis juba siis joonistati, kuidas oli võimalik see, et öeldi, et Sfinksi nina on katki sellepärast, et Napoleoni sõdurid lasksid selle pihta märki. Kuidas see võimalik oli? Sellepärast, et Sfinks on olnud kaelani liiva sees 100 aastaid, sest et kõrbeliivad matsid selle avause, milles Sfinksi keha on. Sfinksi keha on oluliselt paremini säilinud kui tema pea ja isegi on lood ju, et mitmed vaaraod on teda, minu teada see oli vaarao Amoses 3, kes sai vaaraokski selle tõttu, et ta jäi jahile olles, ta oli tegelikult teine poeg, see oli siis aastal umbes 1500 enne meie aega. Ja ta jäi magama sinna Sfinksi pea juurde ja nägi unes Sfinksi, kes palus, et kui sa mu liivast välja puhastad, saad sina kuningaks. Ja tema steel on praegu see, mis on selle Sfinksi käppade vahel, sinna on see lugu kirjutatud ja ta puhastas, mis tähendab seda, et ka juba 1500 enne meie aega oli Sfinks nii vana, et ta oli juba ammu liiva alla mattunud. Ja siis ta üks puhastas välja, vahepeal käis palju liiva üle peale Napoleoni, siis puhastati ta jälle välja, sest Napoleoni sõdalased said tema nina pihta tulistada sellepärast, et nad olid tema peaga umbes samas tasandis. Ainult, et siis sellele peale, mis väljas oli, lõigati see vaarao kujutis ja teadmata, et seal all on lõvikeha, et siin see on see, miks peaproportsioonid ja kehaproportsioonid on täiesti erinevad Sfinksil. Ja siin see on veel kord, Sfinks on ka selline, üks Graham Hancocki raamatutest kannab pealkirja Tekkeloo hoidja ja Sfinksi on just nimetatud selliseks tekkeloo hoidjaks, et tema kaudu on väga hästi tuvastatav, kuidas iidsed kultuurid tähti jälgisid. Ja just selles, see on ju ammu teada, kreeklased ju kirjutasid sellest just kreeka teadlased, meie peame ju ennast oma teadust pärinevat kreeka teadusest, aga kreeka teadlased ju kõik ütlesid, et tegelikult nemad said oma teadmised Egiptuses õppides ja Egiptusest on tulnud ka suure aasta ehk siis pretsessiooniringi teadmine, mida siis kreeklased seal õppisid ja siis seal nii-öelda kasutama hakkasid. Et järelikult, mis me sellest järeldame, kui ta seal oli, kuskil nad pidid Egiptuses olema jälginud ikka päris pikka aega, et see pretsessiooniringi jälgimine, juba ühe märgi vahetus on 2160 aastat, eks ju, et selle suure ringist arusaamine tähendab ju päris pikka jälgimispraktikat, ütleme nii. Jah, mul siin just paar saadet tagasi oli vestlus siis veevala ajastust ja pikalt oli meil, me oleme siin üleminekul, et oli nüüd pikalt kalade ajastu, kui Jeesus ja suured religioonid tulid 200 aastat kalade ajastu, et siis praegu pikalt rääkisime Sfinksist, et sa mainisid lihtsalt see heliakaalne tõus, et siis Sfinks või siis see suur lõvikuju siis ehitatigi seal lõvide ajastul. Umbes 8000 enne meie aega oli see, jah. Et sellest enne seda olid ju veel, et kui me võtame, et me praegu oleme kalade ajastu juba tõenäoliselt õnnelikult lõpetanud, sest et nagu sa ilmselt ise selle teema süvauurijana väga hästi tead, et kui uus aasta vahetub 12 kellapauguga, siis mida suurem ring, seda pikem see 12 kellapaugu hetk nii-öelda on. Ja mingite uurijate arvates see hetk on, mis minule tundub tõenäone, see nii-öelda 12 kellapaugu hetk vastas siis aastatele 2012 kuni 2021. Ehk siis sellise 12 kellapaugu, aga et me hakkame alles selle säästusse jõudma. See on tõsi õige,
et kellalöögid on küll käinud, aga nagu öelda, suured pööred toimuvad aeglaselt. Ja kui nüüd ehk natuke siis rääkida, see juba läheb nii sellesse noorema raiese eelnevasse perioodi, aga et kui me siin räägime siis kõrgtsivilisatsioonist kadunud kõrgtsivilisatsioonist ja siin mul üks saade oli sidadest rääkisime natukene ja rishidest oli juttu ja siis muidugi kõik need lood siis 7 targast, kes lähevad kuhugi ja annavad teadmisi põllumajandusest ja metalli töötlemisest. Et võib-olla rääkida sellest, et siin mul kohe karkab pähe see, et viimasel ajal räägitakse üha rohkem sellest, et kas see püramiid oli ikka Vaaro hauakamber või äkki midagi muud. See on ikka juba nagu ammu ümber lükatud, et mitte üheski püramiidis, mitte üheski 3 püramiidist, mis on Giza platool ja Giza platool tegelikult ümbruses on veel päris hulk püramiide erinevaid. Mitte üheski pole mitte kunagi olnud mitte ühegi Vaarao hauda. Ehk siis pole leitud, on küll räägitud, et ilmselt oli varastatud ja nii edasi, aga see on pikem teema, on selge, et seda ei tehtud, selliseid asju ei tehtud mitte mingi ühe suurushullu Vaarao matmiseks, see on Herodotos, kes kirjutas selle kunagi üks Kreeka ajaloouurija kuskil meie aja piiri peal ja sealt see kontseptsioon alguse sai, ta ilmselgelt sai millestki nagu, ütleme nii, et ta sai millestki valesti aru või püüdis siis kuidagi Egiptuse teadmisi natuke alavääristada, et võib-olla on ta Kreeka uhkust suurendada, vahet pole. Aga rääkides nüüd nendest tarkadest, siis mina tooks sisse võib-olla hoopis püramiidi teema on selline, ma arvan, et see on kaasajal juba nagu igal alternatiivuurijal selge, et sellise täpsusega, sellise raskusastmega ehitist, nagu suur püramiid, mida meie praegu, see on igatepidi välja arvutatud insenertehniliselt, meie oma praeguse tehnoloogiaga ei suudaks ehitada. Et sellist asja nagu teha, kui lühidalt tal peatuda, siis minu jaoks kõige tõenäosem teooria on just see, et siin on see Christopher Dunn on kirjutanud raamatu, et see oleks nagu see elektrijaam, ta on insener ja on uurinud seda püramiidide asja ja läheb kokku kõige rohkem minu megaliitide uuringutega, sellepärast, et enamus megaliite asuvad kohtades, kus siis veesooned ja leiliinid ristuvad ja pluss siis teatud kindlate aegade järgi korduvad ka kindlad taevased, need samad Orioni asetus me rääkisime, eks. Ja kuna suur püramiid asub sellisel paralleelide ristumiskohal, kus ta satub nagu praeguse sellise maamassiivi, maa mõeldes siis planeeti ja maa mõeldes siis pinnast, maaplaneedi maamassiivi ehk pinnase massiivi kõige kesksemasse kohta, siis võib teda pidada ja ta sisaldab kõiki matemaatilisi maa põhjapoolkera parameetreid. See on ka välja arvutatud, kõik kaasa arvatud polaar ümber kõik, mida iganes, see on väga lihtsalt, see on väga paljudes videotes ja tekstides kättesaadav, ma ei hakka seda ümber jutustama. Et see tähendab seda, et ta on olnud nagu põhjapoolkera üks olulisemaid energeetika märke. Väga mitmed uurijad, kes minu uurimustes on nendel teemadel, minu loetud uurimustes on nendel teemadel kirjutanud, on öelnud, et kõik megaliidid, absoluutselt nii väiksemad kui suuremad, on omamoodi nagu nõelravinõelad, mis siis nagu aktiveerivad teatud maapunkte ja see teeb suure püramiidi nagu sellise nii-öelda, kuidas siis öelda, ühe, võiks lausa öelda sellise olulisemaks tšakrakoha märgistajaks planeedil või isegi täpsemalt siis planeedi põhjapoolkeral, mille kaudu siis tasakaalustati terve selle põhjapoolkera
kui nii võiks siis öelda, harmooniline energeetika. Ja kõik teised megaliidid, siis vastavalt väiksemad need, just kui me räägime menirhitest, need on need püstkivid, mida pannakse kuhugi. Need on nagu väga selgelt just nimelt jälle täpselt joondatud mingite kindlate maaliinide ja taevakehade järgi, kus siis kindlal ajal, kindlas kohas tekkis kindel energia, mida sai taaskord kasutada siis ütleme nii-öelda harmoonia paigas hoidmisel. Ma tooks näiteks, üks väga hea lugu on, ja mis ta siis nüüd lugu on, aga Edfu tekstidest oled kuulnud. Edfu tempel asub Egiptuses ja Edfu templi tagaseinal on suur pikk kirjutis kivisse tahutud just nimelt templi taastamisel jälle kindlaks ajaks, nii nagu ka Dendera tempel taastati, ka Edfu tempel ainult varem kindlaks ajaks. Ja seal siis oli see nii-öelda Edfu templi tekst, mis rääkis sellest templist ja tema asukohast. See on terve suur sein on täis seda teksti. Ja seal oli kirjas samamoodi, et kuidas nagu kaos tungis peale, kaosemadu ründas siis jumalate püha saart ja siis tulid 2 nii-öelda tegelast või kreatuuri, ma ütlen nende kohta sellepärast kreatuuri, et ma eeldan, et tegu oli loodusjõududega, mitte niivõrd vähemalt meie mõistes inimestega ja kindlasti mitte tulnukatega, et kes siis lõid posti maasse ja see post hakkas piiritlema ala, mis tõi nagu maakaosest välja. Ehk need olid need algsed, need loomissaared, mille keskele löödi, kuidas siis öelda, post püsti. Aga see post ei olnud selles mõttes nagu väike kepp, mida meie kasutame, vaid selline post tõenäoliselt oli umbes mingi 20 meetrit pikk ja graniidist ja täpselt koht, kuhu ta löödi, oli siis just nimelt nii seotud nii nende leiliinide kui kindla ja see post siis või see koht siis ühendas taeva ja maa, see nagu seal Edfu tekstis väga selgelt öeldud, et kuhu see pandi, tekkis taeva ja maa ühendus, ehk siis kosmilise ja maise harmoonia ja see hakkas tõrjuma kaost tagasi ja selle ümber tekkis siis esimene see ala, kus siis taaskord sai taastada maa tasakaalu ja neid nii-öelda poste käisid maasse löömas need iidsed targad olendid üle kogu maa ja need on nüüd need kohad, kuhu tänaseni ehitatakse kas kirikuid või templeid või asju sellepärast, et see koht on kuidagi otseselt seostatav nii taevakehade maa kui ka maise harmoonia paigas hoidmisega. Et selles suhtes jah, see Edfu templi, see on jälle taaskord pikk tekst ja sellest saaks pikalt rääkida, aga minu jaoks jah, see Edfu templi tekst on üks võtmeid megaliitide mõistmisel. Just nimelt see Egiptuse keeles neid nimetatakse esemed, neid ei oska arheoloogid tõlkida, sest nad on olnud mingid riituslikud asjad, nad ei saa päris täpselt aru, eks. Aga kogu tekst käib ümber nende esemete, mis siis maha löödes tekitasid enda ümber sellise kaose taandumise ja korra taastumise ja siis seal hakati midagi tegema, uuesti tsivilisatsiooni üles ehitama, uuesti korda üles ehitama ja selliste lugudega näiteks samamoodi kui me jõuame siis, ma ikka tahaks kangesti sellest Armeenia Mägismaast rääkida, kust ma just tulen, eks ju. Kui me jõuame siis selleni, et näiteks piibli veeuputuse lugu on ju kõik kuulnud noast ja noalaevast, eks. Ja piibli järgi noalaev maandus Ararati mäel, mis teatavasti siis on Armeenia territooriumil, praegu küll jah Türgi, aga kõik armeenlased peavad seda nende mäeks. Aga nagu me kõik teame, piibel on ümber kirjutatud Babyloni vangipõlve ajal juutide õpetlaste poolt
Sumeri ja Mesopotaamia savitahvlitel olnud allikatelt ainult kirjutatud ümber nende enda ideoloogilise kallakuga tekstideks, katsun olla hästi korrektne ja mitte anda hinnangut. Ja siis sellise puhul, kui me võtame Sumeri veeuputuse müüdi, siis Sumeri veeuputuse müüdis sellist, kuidas ma siis ütlen, suure laeva ehitamist, kuhu kõik loomad, taimed ja ma ei tea, kes veel sisse pandi, ei ole, aga küll aga on tõesti ka selline noa eellane Unapshin, kes siis pääses veeuputusest ja hakkas edasi andma tarkusi. Ja võt nüüd me siis jõuame India teksti juurde, millest siis lähtusid nii Blavatsky kui ka Steiner, kes siis rääkisid, et kui Atlantisel hakkas see lõpuaeg, kui katastroofi eelne aeg, mille kohta Platon kirjutab, et Atlantisele sai otsustavaks nende arrogants ehk siis nende üleolek loodusseadustest, mida nad olid neist eelnevalt ehk Lemuria tsivilisatsioonilt õppinud. Ja siis nad hakkasid seda kuritarvitama ja jõudsid loodusele nii ohtlikuks, et loodusel tuli nende nii-öelda selleks, et nemad ei hävitaks maad, neid hävitada. Ja seda teadsid ette, igas ajastus on olnud oma suured targad, kes on ka näinud rohkem ja teadnud rohkem, eks ju. Ja seda teadsid ette mõned kõrgemad teadvusega olendid ja üks neist oli Manu. India lugudes me teame, Manu on siis selline nagu mõistes nagu natuke sarnane noaga, ehk siis see, kes tõi nagu inimkonna läbi veeuputuse ja kuna see lugu on tõepärasem kui noa lugu, siis nii-öelda, kas sa kujutaksid ette, kui suur võiks olla füüsiline puidust laev, millesse panna kõik maailma loomaliigid paaris ja hoida neid siis 40 päeva kuskil mingis kastis, eks ju, keset tormi. Et Manu tegelikult võttis juba Atlantiselt mingi rühma noori ja väga andekaid või tarku noori mehi ja liikus nendega juba aastaid enne selle Armeenia mägismaale, teades, et sinna see uputus, see asub kõrgplatool, ja jõudis sinna ja see migratsioon kestis aastaid ja nad rajasid sinna sellise nagu, kuidas öelda, tsivilisatsiooni taastebaasi. Ja sealt hakkaski, ja see nüüd haakub täpselt ka sealsete megaliitsete leidudega, ma rääkisin, et Göbekli tepe ja Karahan tepe on mõlemad endine Armeenia ala. Muide, kas sa tead, mis on Göbekli tepe nimi algses armeeniakeelsetel kaartidel? Portassar, ja Portassar sõna tähendab naba kohta. Ehk siis jälle taaskord taeva ja maa ühendus, ehk siis tasakaalu taastamise punkt. Ja sealt siis omakorda Armeenia mägismaal on, ma ei tea, tõesti ma olen käinud Peruus, Boliivias, Kesk-Ameerikas, kus on igal pool hästi palju erinevaid neid megaliitseid struktuure, aga nii palju megaliite ühe sellise väikse maalapi kohta, kui täpselt seal Ararati orus, mis jääb siis kahe püha mäe Ararati ja Aragatsi vahele, tekib selline nagu, see on otseses mõttes laevakujuline lohk. Ja sinna on ehitatud 3 väga iidset ja väga olulist megaliitset kompleksi, mida on kaasajal väga vähe uuritud, ongi uurinud Armeenia enda uurijad, kelleni ma nüüd siis olen jõudnud, lastes meie tehismõistusel tõlkida nende armeeniakeelseid raamatuid, mis senini olid mulle nagu kättesaamatud, aga viited, kelle asju juba sain siis taaskord jälle teosoofilistest tekstidest, mis omakorda põhinevad Steineri uurimustel. Ja seal siis need megaliitsed kohad olid just seesama näiteks Harastani megaliit Avenue, mis sarnaneb Karnaki Bretanni rannikul Prantsusmaal olevale megaliit Avenue'le. Seda peeti siis selliseks nagu
kiviridadeks, kus hiiglaslikud kiviplokid, nad on kõik graniit. Graniit on täis kvartsi, kvarts me kõik teame ka kaasaja infotehnoloogias kasutatav mineraal, eks ju, ja annab ka pisoelektrilisi laenguid ja need pikad konkreetselt mööda leiliine ja kindlate tähejoondumistega tehtud kiviread, et neid mööda kõndides kindlatel aegadel kindlat heli tehes, sest nad on kõik, see on veel omaette pikk teema, see on minu viimase aja uurimus on olnud vibratsiooni ja megaliitide koostöö või kooskõla või ma pean sellest just 2. juunil oma loengu, et siis ühesõnaga see muutis inimese teadvust ja inimene sai siis muutunud teadvuse seisundis ehk sellises avardunud teadlikkuse seisundis laadida alla, kui meie mõisteid kasutada, teadmisi ja infot, saada initsiatsioon ja sellega jõuda siis nende samade tarkade hulka, kes liikusid edasi üle kogu maa ja hakkasid edastama seda sama tsivilisatsiooni taastamiseks vajalikku infot. Ja üks huvitav keskus on Armeenias veel, seal on, seda kutsutakse metsamoor, mitte metsamoor, nagu eesti keeles üks soo lõpus on, ja seal metsamooris on tuvastatult, arheoloogiade poolt ka tuvastatult maailma vanim metallurgiakeskus, mis oli siis umbes 5000 enne meie aega nagu dateerituna, kindlalt nagu orgaanika järgi dateerituna. Aga miks see oluline on? Seal samas olid kaks hiiglaslikku megaliitset rajatist. Üks oli observatoorium ja teine oli metallurgia kompleks, kust siis viidi kulda, pronksi, vaske, kõike viidi Egiptusesse, Mesopotaamiasse, seal on säilinud kirjavahetused, et see kaubeldi nende riikidega ja ta oli väga pikka aega kasutusel ja ta edestas 1000 aastat maailma teisi metallurgia keskusi ametliku dateeringu järgi. Aga oluline nagu sinu teemades on see, et kõrval asuv hiiglaslik observatooriumi kompleks, seal on selgelt tuvastatavad kaljusse tõmmatud erinevad tähtedele viited, et nagu kust sai mida vaadata. Ja üks Armeenia uurija Paris Heraouni on tuvastanud, et seal oli see kogu keskus ise, see observatooriumi hiiglaslik gigantkompleks oli orienteeritud tähele Siirius ja ka seal oli Siiriuse heliaakliline tõus aasta alguseks, nii nagu me hiljem teame Egiptusest, eks. Ja Siiriuse järgi pandi paika ka kõigi teiste, ühesõnaga taevakehade, siis mis ajal vaadeldi ja väga selgelt oli see seotud metallurgiaga. Kas sa oled kokku puutunud alkeemiaga? No, pisut. Nii, alkeemias, nagu sa tead, ongi, et kõik keemilised protsessid peavad toimuma astroloogiliselt kindlatel aegadel. See sama Metsamoori metallurgia kompleks töötas täpselt samal põhimõttel nagu alkeemikute laboratooriumid. Minu nimi on Rikko Veskiväli ja kui sa soovid personaalset sünnikaardi lugemist, siis ma olen seda juba teinud siin paar aastat, väga paljudele inimestele sünnikaarte lugenud. Kui soovid sellist täielikumat ülevaadet, terviklikku ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad minu sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel rikkoveskiväli.com. See konsultatsioon kestab 90 minutit ja maksab 80 €. Miks mitte saada targemaks selle osas, et milline oli taevalaatus sinu sünnihetkel ja mismoodi see sinu elu mõjutab. Tule konsultatsioonile, registreerida saad rikkoveskiväli.com. Ehk siis mitte lihtsalt ei sulatatud metalli, vaid seda tehti õigetel taevaste vägede kokkulangevuse aegadel. Ehk siis kogu see metallisulatus oli püha alkeemiline protsess, kõrval olid ka 7 altariga praegu leitud suured nagu megaliitsed templirajatised, ehk siis ühendati nii heliline, vibroakustiline,
astronoomiline kui ka metallurgiline protsess, kõik nagu ühte kompleksi. Ja see oli selles ajas, kui kuidas siis öelda, teadus, religioon ja muusika või siis akustika ei olnud veel eraldunud. Nad olid ühe kosmilise tarkuse põhiosad, mida kõiki kasutati ühel samal eesmärgil selleks, et tekitada inimesele vajalikku, kas siis metalli, korrapära, mida iganes. No siin me juba vaikselt räägime sellest, aga seal juba mainisid, et siis neid tarkasi ja võib-olla siis niiviisi läheneda, et meie see praegune tsivilisatsioon ja siis need eelnevad. Et kuidas need eelnevad eristuvad. Ma tean, siin tahaks et inglise keeles ka vestelda. Ma siin ühe saate juba inglise keeles tegin nendest juugadest ja siis selline kuulus Yogananda Guru oli nagu Sri Yukteswar. Ja tema kirjeldas, et nüüd seal Indias on ka need juugad on nagu löödud hästi pika aja peale ja siis on ka lühema aja peale nad pandud. See Sri Yukteswar, tema kirjeldas seda praegust juugat, kuhu me nüüd läheme, et tema pani selle lühemale mõõtmedel need juugad. Ja siis on see Dvapara juuga, tema nimetas siis seda selleks energia ajastuks, et ja ta näeb neid ilminguid, mismoodi siis maailmas me praegult liigume siis sellesse, kus tegeleme palju siis alates aatomi lõhestamisest kuni päikese toomisega maa peale ja üldse selline energia ajastu. Aga muidugi see energia teema on läbiv tsivilisatsioonide ajaloos, aga võib-olla siis see algne mõte, et meie see praegune tsivilisatsioon ja need eelnevad, et kuidas nad teistsugused olid. Need juugade teema ma haaran pigem sellest kinni, sest see Sadhguru, kes on kaasaegne India õpetlane ja joogi, on ka sellest rääkinud. Ja huvitaval kombel Sadhguru nimetab Kali Yuga alguseks. Kali Yuga on siis see praegune, kohe nüüd ka selle meie mõistes veevalajastuga lõppev periood, ka tema sõnul ka need tsüklid on erinevad, on pikad tsüklid ja lühikesed tsüklid, eks ju. Ja Kali Yuga algas Kurukshetra lahingu järel Krishna lahkumisega maalt, mis on umbes 3100 seda numbrit ma isegi mäletasin, kas oli see 3114 enne meie aega, kus on nüüd hetk tagasi või mõni aeg tagasi, kui ma mainisin, millal algas Egiptuse tsivilisatsioon või taas algas, ka 3100, millal maiade kalender algas. Ehk siis see, millest arvutati välja, et see täisring on nüüd, lõpp oli samamoodi 3100. Ehk siis kõik iidsed tsivilisatsioonid teadsid, et umbes sellel ajal hakkas toimuma mingi uue ajastu pööre ja seesama, miks peeti seda 2012 nii oluliseks just nimelt lähtudes siis sellest maiade kalendri visuaalsest lõppemisest, sest et maiade kalender ei lõppe kunagi, ta käib kogu aeg nagu tsüklid liiguvad lõputusse. India on see natuke teistmoodi, aga seal on need brahmapäevad, mis on miljonid aastad ja see on veidi pikem teema, nõuab veidi rohkem seletamist. Aga me jõudsime just nimelt, miks see 2012 oluline on see, et me jõudsime terve selle suure tsükli, mis on siis see pretsessiooni tsükkel 26 aastat või täpsemalt 26 000, mis ta on siis 25 964 võisin mõieti öelda, aastat pikk, et tegelikult siis ühtaegu lõppes nii Kali Yuga kui ka lõppes üks täis suur pretsessiooniring, mida inimkond on teadnud ja me oleme taas siis tõesti siirdumas sellesse, et Dvapara on siis see üleminek ja sellest siis nagu edasi siis on Satya juba, mis on selline valguse aeg või see, mis siis egiptlastel oli see septepi või see aeg, kui inimeste ja jumalate vahel oli väga lihtne suhelda. Mida see tegelikult tähendab arenenud teadvust. Ja see, mida sa rääkisid nendest energiatest, ma just pidasin loengut sarnasel teemal ja tahan teha oma enda järgmise podcasti just teemal need
pühad relvad. Noh, sa kõik tead seda Taivi Astrat, eks ju, see sama Oppenheimeri kuulus lause, et nagu 1000 päikest, mis on Mahabharatas. Ja tegelikult meie praegu oma Kalijuga energiate kasutusega, ütleme nii, et oleme väga primitiivsed, räpakad ja iseennast ja planeeti kahjustavad. See, kui me oleme enda arust jube uhked, et me oleme teinud tuumarelva ja saadame sellega kosmosesse, ma ei tea mida, eks ju, prügi, mis seal praegu ringi lendab, siis omas ajas tegelik energiakasutus toimus just nimelt selles samas megaliitses ajas, ehk siis meile eelnevas tsivilisatsioonis toimus see, noh, sellest me asume nüüd siis, kui võiks öelda mööda ekliprikat just täpselt nagu vastaspunktides, sest kui 12 000 aastat on teatavasti pool pretsessiooniringi, eks. Et nemad kasutasid loodusjõududega koostööd läbi inimese tahte ja sisemise puhastumise. Kõik relvad, millest ükskõik sa võid lugeda Mahabharatat, sa võid lugeda Ramajanat, mis iganes vanu tekste, mitte ükski kangelane ei saanud õigust kasutada neid samu Taivi Astraid või jumalikke relvi, millega võis hävitada planeedi, kui vaja oli, või linna või mille iganes, eks. Nad ei saanud kasutada seda enne, kui nad olid teinud vähemalt 10, mõni isegi 100, mõni isegi rohkem aastat väga tõsiseid enese seesmise puhastamise praktikaid, ehk noh, eesti keeli öelda siis ego endast välja ajanud. Sest just nimelt see ego jälg oli see, mis tegi Atlantise kätte nende samade teadmist. Atlantlased võtsid ju oma teadmised neile eelnenud lemuurlastelt. Lemuurlased olid need, kellest enne mainisid need samad sidad ja mahasidad, nende teadmised. Aga nende teadmiste puhul oligi, et kus sa said kasutada neid kosmose ja looduse energiaid, sa pidid enne egost ära puhastama, enne sulle ükski sida ei andnud mitte ühtegi. Noh, on ju lugu sellest, kuidas Rama läks Lankale, Sri Lankale, läks oma naist sitat tagasi tooma ja seal oli väga vägev teeman Ravana, keda ei saanud mitte mingite, kuna ta oli väga palju praktiseerinud, ta omas väga palju vaimseid vägesid, siis teda ei saanud lihtsalt niisama hävitada. Ja kuna Rama oli, noh, võiks öelda täiuslik sõdalane, ta oli ka endaga väga pikka tööd teinud, siis tuli mahasida Agastjar, kes andis Ramale mantra, millega käivitada see üks võimsamaid Taivi Astraid, mis ainsana suutis hävitada selle teemani. Ja samasuguseid lugusid on ka sellest Krishnast ja Arjunast, eks ju, ja et just, ja see on ka, noh, ma olen korduvalt öelnud oma loengutest neil teemadel rääkides, et me võime leida vimana, me võime leida ka mõne, noh, mingi asja, mis seoks meid selle kuulsa relvaga, millest need kõik Hitler otsis, Stalin otsis, tuleta mulle märksõna, Stalin otsis seoses Armeeniaga, siis me räägime veel ühe põneva loo. Et aga nad keegi ei saanud. Miks? Mitte sellepärast, nad võiks isegi, noh, see asi võiks neil siin samas laua peal olla. Aga nad ei suudaks seda kasutada sellepärast, et just nimelt selle Atlantise kogemuse tõttu, noh, inimestelt, noh, võeti ära, kuni nende eetika ei jõua vastavasse tasemesse, seni inimesel sellele ligipääs puudub. Lihtsalt see tarkus ei jõua inimesteni enne, kui nad ei õpi ära selle õiget, mitte väärkasutamist. Ja siis me saame, tõesti võib tulla energiaajastu, kus me hakkame kasutama energiat koos jälle, nagu eelmistes nendes Atlantis-eelsetes, Atlantis alguses ka, et kui kasutati loodusjõudu nii, et sellest koostööst loodusjõududega, noh, see sama, kuidas lõikata neid suuri megaliite hiiglaslikest graniidist või noh, paljud sellised asjad on ju tehtud inimese ja loodusjõu koostöös, mitte nagu, noh, meie otsime praegu, millega lõhkuda ja ei suuda puhastada pärast neid maad kahjustavaid tagajärgi, kui me seda teeme, eks. Et nemad jah, tegid asju selles mõttes puhtalt,
et asi toimus nagu inimese tahte ja loodusjõu koostöös. Ja selliste teadmisteni jõudmine, ehk siis jõudmine energiaajastusse, mis taaskord õpib kasutama, kus ei ole selles osas nagu energiapuudust, sellepärast et päikese energia ju ei lõpe. Ja miks on olnud, see on jälle omaette pikk teema, et miks on päike olnud kõigile iidsetele kultuuridele väga oluline. Just nimelt sellepärast, et päikse kaudu jõudis meieni seesama universumi elustav ja loov energia, mida Steiner nimetab seemnejõuks või samenkraftiks, eks. Oma eelmises loengus tõin näite, kui sa kujutad ette nisutera, koorimata, enne jahuks jahvatamist. Kujuta seda nisutera ette ja nüüd kujuta ette, et on väike kuiv kripu krõbiseb, eks. Ja kujuta ette, sa paned selle maha, milline peab olema jõud, et sellest pisikesest kribust järsku paiskub välja terve suur roheline taim, mis kasvatab endale lehed. Inimesed ei mõtle niimoodi, aga just mõtle sellele jõule. See ei ole nagu, me oleme harjunud, pane seeme mulda, eks ju, ja tee. Aga see jõud on olemas selles seemnes. Miks inimene ei ole olnud suuteline tegema mitte ühtegi elus? Ja me võime elus rakku, ma pean silmas just elus seemet. Me võime geneetiliselt muundada olemasolevat seemet. Aga uut seemet teha me ei oska. Ja just sellepärast ei oska, et me ei oska sinna panna seda jõudu, mis tegeliku seemne kasvama paneb. See on samamoodi, nagu me võime kloonida inimesi, aga me ei suuda luua ühtegi elus munarakku, mis viljastudes annab tulemuseks lapse. Kloonimine ja rakku loomine on kaks täiesti erinevat protsessi. Ja seesama vägi, mis on siis nendes elualgetes, seeme, munarakk, kõik see on teadaolevalt seotud päiksega, sest päikest ei ole, soojust ei ole, elu ei ole. Aga mitte nii primitiivselt, nagu meie praegune kultuur ütleb lihtsalt, et päike paistab, on soe ja tera hakkab kasvama, vaid just seesama loodusvägi, mis käivitab. See oli ju see, miks kõigil iidsetel kultuuridel väga paljud megaliidid olid suunatud just kevadise pööripäeva päiksetõusu suunas. Täpselt sellepärast, et see oli aeg, mil see eluvägi taas maale jõudis ja mil see siis läbi megaliitide suunati ümberkaudsetesse territooriumidesse, et taastuks harmoonia, taastuks viljakus. Sest nähti ju, mis on nende katastroofi aegadel, mis võib juhtuda, kui seda ei ole. Et selles mõttes jah, need energiad, mida iidsed kultuurid oskasid kasutada, kõigepealt põhinesid sellele, et nad ei eitanud nende energiat olemasolu. Meie praegu ju eitame kõike seda, mis ei ole materiaalne, ja kui sa midagi eitad, järelikult sa ei saa seda kasutada, sellepärast, et see ei ulatu sinu vaate välja, sa ei saa, kujutame ette, et mul on siin ukse taga Porsche, eks ju, aga sa ei saa sellega sõita, sest sa ei tea, et see seal on. Ja sa eitad, kus minusugusel saab Porsche olla, eks ju, ei ole ka, aga lihtsalt näide. Et jah, see energiaajastu on põnev asi, aga jah, kõigepealt, et sellesse jõuda, me peame paradigmaatiliselt jõudma selle mõtteviisi muutuseni, mis lõpetab just nimelt sellise Atlantisele omase lõpuperioodis üleoleku tunde loodusest, et me oleme nüüd jube kõvad tegijad, me võime siin seda protsessi teha selleks, et olla domineeriv üle kogu maailma. Vaata, mis praegu toimub. Ja see Grammy poolt räägitud, see Kotkasambale kirjutatud 2143, kui see sama korduv tähtede seis peaks meid mõtlema panema, sellepärast, et maal on aega lõputult, maal kui planeedil. Kosmos mõõdab aega miljonites aastates. See, et vahepeal toimub jälle mingi kataklüsm, kõigepealt ju võtta see noorema triiase event, eks ju, õnnetus või siis see suur häving toimus 9600 enne meie aega.
selleks, et jõuda esimeste tärkavate tsivilisatsioonideni seal samas Armeenia, Türgi, Anatoolia aladel, võttis umbes 2000 aastat, et need väiksed koobastes ellu jäänud inimgrupid viia selleni, et neist saaks jälle moodustada tsivilisatsiooni, arendama võimelised kogukonnad, et uuesti koolitada välja need targad, kellel see teadmine oli ja see siis omakorda see teadmine edasi anda. Et jah, selles ja siis veel kui kaua võttis selleni, et jõuda siis selleni, mida meie nimetame tsivilisatsiooni alguseks, ehk siis selleks samaks 3100, milleks siis taaskäivitus meie, tõsi küll, jah, selline padumateriaalne ajastu. Sa mainisid eelmises vestluses, ma rääkisin, või oli rohkem juttu siis Agasterist ja siis sa korra mainisid, et kas siis Agaster andis Raamale selle, ma seda lugu ei teagi, et kuidas oli need pühad või need jumalate relvad, et mul lihtsalt taustal mul tuli selle peale, ma mõtlesin, et need, kes meil seda tuuma nuppu hoiavad enda lähedal, et Trump ja Putin ja Xi, et need mehed peaksid siis 10-20 aastat ennem siis vaimselt puhastuma. Ei, no sellepärast neil ongi tuumanupud ja nagu sa tead, tuumarelv, see sama parem lugu kui see Rama ja Agasteri, selles osas parem lugu on lugu Krishnast, kelle siis kes oli Arjuna Kurukshetra lahingu väejuhi ja kuningapoja vankrijuht siis. Ja Arjunal oli, tema sai siis ka selle ühe Pashupastra kasutamise õiguse otse siis Shivalt. No mis see Pashupastra oli? See oligi see, mis helendab nagu 1000 päikest ja ja sa suudab hävitada vajadusel ka terve planeedi, eks. Aga milles oli teema, oli see, et vastamisi seisid siis Arjuna, kellel oli see relv, ja üks teine sõdalane, kelle nimi mul praegu kohe põksti meelde ei tule, ja kellel oli sama relv. Ja nad olid mõlemad seda relva välja laskmas. Ja ilmusid kohale need samad mahasidad. Ja ütlesid, et ei saa seda praegu niiviisi teha, sest et kogu universumi tasakaal läheb paigast ära, kui te mõlemad selle praegu välja lasete. Kutsuge see relv tagasi. Ja Arjuna oli niivõrd treenitud, et tema suutis kutsuda selle relva tagasi. Sa pead olema just nimelt see vaimne puhtus peab olema see, et sa vajadusel, sa võid selle relva välja lasta, aga kas sa kujutad ette, et keegi praegu kutsub tuumarelva tagasi? See ei ole mõeldav ju. See näitab veel kord meie primitivismi ja see teine sõdalane, kes siis oli ka selle välja lasknud, aga ei olnud suuteline, ta ei olnud nii palju treenitud. Ta võttis selle relva ja suunas selle, et mitte nagu tervet universumit, ta ei suutnud seda enam täiesti tagasi võtta. Ta suutis seda ainult nagu siis nii-öelda oma tahte impulssi, millega ta seda relva juhtis, suutis modifitseerida nii palju, et ta pani selle plahvatama kõigil vastaspoole naiste emakates. Mis tähendab, et ta hävitas vastaste suguvõsa tulevikku. Sellele järgnes muidugi loomulikult tema enda väga, väga karmiline, raske karistamine ja kõik see, aga mis veel kord jälle tähendas, et need relvad nende samade mahasidade abiga võeti mõneks ajaks, kuidas siis öelda, käigust ära, sest et sõdalasi nagu Arjuna, kes oleks ennast aastakümneid vaimse askeesiga ja korraliku meeletreeninguga ette valmistunud, et ei olnud enam ja et see ei satuks selliste kätte, nagu see vastassõdalane oli, kes oli oma teadmised pooleldi varastanud, siis sellepärast jah, need relvad kutsuti tagasi. Et nad on kõigi energiate kasutamise on olemas, teadmine on olemas olnud, me näeme nende energiate kasutamise tagajärgi just nimelt nende megaliitidena, mille tegemine ja paigaldamine, ma ütlen, meie praeguse tehnoloogiaga on praktiliselt võimatu. Et Bretanni kividki kas või
Bretagne rannikul Prantsusmaal, mis on lähemad, seal on järjest pikad kiviread, osad neist ulatuvad vee alla, mis tähendab, et nad on ehitatud enne, kui 8000 aastat enne meie aega veetase tõusma hakkas. Ja nende liigutamine on toimunud nii, et nad on toodud üle väga raske maastiku, kus on mäed ja jõed ja kõik muu umbes 90 kilomeetri kauguselt. Ja kui sa mõtled, eks ju, 8000 aastat, vähemalt enne 8000 aastat enne meie aega, siis meie ametliku ajaloo kohaselt käis siis mingi kütt ja korilane kaigas seljas ja miks ta pidi nii palju vaeva nägema, et tassida kuskilt 90 kilomeetri kauguselt lohistiga 20 tonni kiviplokki, kui see üldse oleks olnud füüsiliselt võimalik, eks. Mingi kultuse või mille jaoks järelikult ikkagi toimisid need samad teadmised, sest seesama asi, mis on käsitletav relvana, ma just tahan ise oma ühes järgmises podcastis, mul on sellest teemast pikemalt plaanis rääkida, et pole üldse vahet. Nagu tuumaenergialgi, tuumaenergiaga saab teha elektrit ja saab teha hävitustööd, eks. Et samamoodi on nende iidsete vägedega, et sa saad seda oma tahtega suunata, kas siis kivide paika lennutamiseks ja lõikamiseks, või sa saad seda siis kasutada oma rahva ja planeedi kaitseks mingi väga tugeva disharmoonia ees, sest kõik need lood nendest kuulsatest teemonitest on lood lihtsalt kellestki, kes on kasutanud oma jõudu disharmoonia, mitte harmoonia suurendamiseks, mille tõttu siis sellele, kes harmooniat kaitses, antigi kõrgemate tarkade ehk sidade poolt mantra või siis vibratsiooniline käsklus, vibratsiooniline kood, kui kaasas keeles võib öelda, millega ta sai kasutada seda energiat selleks, et see destruktiivne tegelane ei viiks kogu maad destruktsiooni. Et väidetavalt muide ka üks variant sellest samast Noorema Triiase impaktist oli see, et tegelikult käivitati mingi sarnane asi selleks, et Atlantise ei saaks käivitada midagi hullemat, et oleks terve maa ära hävinud. See on üks versioonidest nende selle sama asja kohta. Jah, need tähed ja planeedid ja siis need kivid, mis siia aeg-ajalt potsatavad niiviisi, et meile sellise restardi teevad, et need kõik paistavad omavahel kuidagi tähenduslikult seoses olevat. Aga mainisid siis Stalinit ja Armeeniat ja siin mingi vahe, kui ma ka nende teemade rohkem tegelesin, et siis Hitler oli ka kõva nende ekspeditsioonid, käisid otsimas. Tiibetisse ja kuhu iganes just. Ja Armeenias, kust me just tulime praegu, nagu ma mainisin, seal on 2 pühamäge, Ararat ja Aragats, mille vahele siis jääb see nii-öelda noalaevakujuline org, kus siis palju asju toimus. Ja Aragatsi mäel sinna mäkke sõites on väga unikaalne magnetanomaalia. Mida ka jälle kaasateadlased peavad öelda, et optiline illusioon, aga selle reisiga me nüüd, selle iidsete teadmiste uurimisgrupiga me sinna ei jõudnud, sellepärast, et teed olid veel lume all ja seal ka ilm oli, mitte ainult meil ei olnud külm kevad. Aga ma olen ükskord seal üleval käinud, päris mäe tipus, Aragatsi mäe tipus, on üks hiiglaslik megaliitsammas, armeenia keeles kutsutakse neid Vishapkarideks ehk draakonikivideks. Ja seal samas kõrval on väga salastatud uurimisbaas, mille Stalini ajal käivitas mees, keda kutsutakse Armeenia füüsika isaks. Ja Stalin andis talle 43. aastal piiramatult raha ajal, mil kogu riik oli nälgis ja oli sõja tõttu katastroofis. Ja just mille pärast, sellepärast, et selle mehe uurimisvaldkond oli antigravitatsioon. Ta läks sinna mäele, milles oli loomulikud gravitatsiooni anomaaliad, millest oli teatud seesama Bishop või see hiidkivi, mis sinna Püha järve äärde pandud oli, andis teada, et tegu on juba nii-öelda energeetiliselt ja gravitatsiooniliselt erilise kohaga. Ja tegelikult Stalin soovis, ta teadis, et Hitler arendab antigravitatsiooni tehnoloogiat,
on ju isegi Hitleri nendest nii-öelda ufodest on ju dokumentaalfilmid kuskil Poola kaevandustes, kus need vangid, kes neid rajasid, neid kohti, kus nad seda tegi, tapeti ära ja nagu keegi ei teadnud sellest. Ja Stalinil oli oma baas, kus ta püüdis seda teha seal sama Saragatsi mäe peal. Aga neist kumbki teadaoleva selle sõidukini, startinud sõidukini ei jõudnud. Ja enne sai sõda läbi ja Hitleri arendajad kutsuti siis operatsiooni Kirjaklamber raames Ameerikasse, Ameerika tuumapommi ehitama. Muide, see on fakt, et Ameerika kogu kosmosetehnoloogia ja ka tuumatehnoloogia rajasid ju omas ajas siis nime vahetanud ja identiteeti vahetanud Hitleri spetsialistid. Ja Stalini omad siis ilmselt ka said mingeid uusi võimalusi, võib-olla siis sealses kosmosetehnoloogias, seda ma enam uurinud ei ole. Aga jah, see Largatsi peal see baas on siiamaani alles, seal on väga huvitavad struktuurid, näiteks hiiglasuur püramiidi kujuline mingi asi, sest seda valvavad siiamaani relvastatud inimesed. Et jah, seda põnevaid kohti ja just see mind just nagu pani asja uurima, et see koht toodi koha peale, kus on juba see sama iidne megaliit, mis tähistab selle koha energeetilist erisust, et jah, meil uuritakse, aga jah, kahjuks me uurime ainult sellises materiaalses võtmes ja võib-olla need uurijad, kes on edasi jõudnud, ma eeldan ka, et see Alitenjan, kes oli siis see Armeenia füüsika isa, võis teada rohkem, aga samamoodi tal võis olla siis näiteks eetika, et miks ta peaks Stalinile midagi sellist andma. Jah, väga põnev ja mul jäi see kunagi see antigravitatsiooni teema ja nüüd viimasel ajal on ka sellest üha rohkem, siin on igast sellised Ameerika need UFO-de asju on rohkem nendega tegeletud ja et see antigravitatsiooni teema, ütleme nende monoliitide ja kõige selle valguses ka, et ja päris palju, eks sellest kuuleb võib-olla nüüd järgnevatel aastatel rohkem ka, et siin on nagu see USA valitsus on ka nendesse sinna hakanud rohkem sinna kuhu sellesse UFO-de süvariigi, kuhu need on need teadmised asjad kuhugi ära peitunud, et sinna seda fookust panema, et see on selline jah, see on samamoodi, sellepärast, et eks nad ju soovivad kõike seda ikkagi milleks. Nad soovivad seda ikkagi ju sõjatööstuse jaoks ehk hävitamise jaoks. Ja see võib olla põhjus, miks neile seda ei anta. Nad võivad uurida, nagu ma ütlesin ka, et me võime ka leida praegu vimana, nii nagu võib-olla kuskil leiti mingi sõiduki tükid, eks ju, võib-olla kuskil. Aga me ei suuda seda käivitada mitte sellepärast, et meil ei ole seda tehnoloogiat, vaid et meil ei ole seda eetikat. Ja sellepärast me võime seda nii-öelda nagu lapsed konna tükkideks lõigata ja siis vaadata, et huvitav, miks konn uuesti hüppama ei hakka, kui ma ta katsun kokku tagasi panna. Et see on see eluväe teema, millest ma selle seemne ja selle puhul rääkisin. Et kui sa tead, mis see eluvägi on ja kui sa oskad seda endas hallata, siis avaneb sulle ka võimekus teatud enese kvaliteedini jõudmisel hakata seda kasutama kas siis lendamiseks või kivide kuju muutmiseks või kivide lennutamiseks, eks ju. On ju teada Tiibetist neid lugusid, kuidas helidega on suudetud. Seda on dokumenteerinud üks Rootsi uurija, kes nägi, kuidas nende samade kuulsate Tiibeti pasunatega liigutati hiiglaslikku kivi paigast. Et neil on seidne teadmine veel alles ja arvestades, et kui on Tiibeti kloostriga, siis me ka ilmselt ei kahtle nende sealsete inimeste eetilises puhtuses ja sisemises kvaliteedis, mistõttu nad said seda teha. Aga meie omad lähevad sinna, ütlevad, anna käsikiri, ma tahan sealt lugeda, ma tahan valemit maha kirjutada. Ta võib saada käsikirja, kus on kirjas, kuidas tegeleda iseendast ego vabastamisega.
ja siis mida see tüüp teeb, ta on surmani solvunud ja arvab, et teda peteti ja hea, et ta siis seda kloostrit maha ei põleta. Huvitav, miks pärast Hiinal hädasti oli vaja Tiibet okupeerida ja kõik kloostrid enam-vähem maatasa teha, ju nad ka midagi otsisid. Jah, see jääb kõlama siin see eetika teema nii selles India loos, mis sa rääkisid, et sul võib isegi see, no me olemegi täna selles materialismist nii kantud, et sul võib see püha relv sul siin silme ees olla ja sa isegi ei tunne ära seda, et... No just, ja sa otsid midagi muud, et see on see sama, et sa pahandad mingi Tiibeti targaga, et miks sa andsid mulle mingi jutukese sellest, kuidas mediteerida ja ennast korda teha selle asemel, et anna mulle selle pasunaga kivi liigutamise valem, eks ju. Aga valemit ei ole olemas. Valem ongi see, et tee ennast puhtaks ja sellisel juhul öeldakse ju, et mida lähemale inimene jõuab tegelikule harmooniale, mida siis on nimetatud eri kultuurides eri nimedega, kaasa arvatud jumalikkuseks, et siis sedavõrd enam avanevad talle selle sama jumalikkuse väljendusena olevad looduse potentsiaalid. Ja neid looduse potentsiaali on läbi aegade kasutanud just nimelt kõik need kaldeatargad, kõik need Tiibeti, India, kõik need targad. Nad on nende samade teadmistega, kuidas siis öelda, liigutanud suuri kive ja ehitanud imelisi rajatisi, tõenäoliselt ka lennanud, sest et Steineril on terve pikk lugu sellest, kuidas Atlantise ajal lennati ja mida kasutati ja et see teadmine on olemas, aga jah, inimene otsib valest kohast ja tahab midagi, mis suitseks, tolmaks, jätaks maha terve hulga prahti ja saasta, eks ju. Miks? Sest et tema enda sees on see sama suits ja tolm sellise sisemise ebapuhtusena ja enne kui ta sellest lahti saab, ega ta ei jõua selle tegeliku puhta ja meil iga hetkel kätte saadav energiani. Jaa, see on hea koht, kus ma arvan mitte küll vestlus lõpetada, et kindlasti vestleme edasi ja suur aitäh sulle, väga huvitav oli ja hea oli kuulata neid värskeid reisikirju Armeeniast. Et vestleme jälle. Suur tänu ja suurima rõõmuga huvitava vestluspartneriga on alati huvitav vestelda. Aitäh! Minu nimi on Rico Veskiväli ja kui sa soovid enda sünnikaardi kohta rohkem teada saada, siis ma olen värskelt valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seal sa saad vaadata enda sünnikaarti, saad vaadata, millised planetaarsed seisud sind hetkel mõjutavad, millised seisud on näiteks ajaloos olnud olulistel hetkedel. Lisaks saad vaadata ka enda lähedaste inimeste sünnikaarte. Ja see on mõnus kasutada ka mobiilis, saad seda kõike teha leheküljel astrotark.ee. 7 päeva saad tasuta proovida. Kui sa soovid personaalset sünnikaardi lugemist, siis ma olen seda juba teinud siin paar aastat, väga paljudel inimestel sünnikaarti lugenud. Kui soovid sellist täielikumat ülevaadet, terviklikku ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad minu sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel ricoveskiväli.com. See konsultatsioon kestab 90 minutit ja maksab 80 €. Miks mitte saada targemaks selle osas, et milline oli taevalaatus sinu sünnihetkel ja mismoodi see sinu elu mõjutab. Tule konsultatsioonile, registreerida saad ricoveskiväli.com.